Pesteeriksi jälgijad! Oleme Ookami judoklubis. Täna teeme trenni koos professionaalse judokaga. Äkki tutvustada ise? Tere ka minu poolt, mina olen Karl Gustav. Ma olen saavutanud oma vares karjääris musta öö. Ja ma ise olen kõige olulisemaks saavutuseks siis seda, et olen 2 korda esindanud Eestit Euroopa meistrivõistlustel. Ja siis ma tutvustan teile, kuidas judo käib täna. Kõige lihtsam heide, mida ma teile õpetan, on ogoshi, mis siis eesti keeles tähendab üle puusa heide. Teiseks näitame oma lemmikheidet, milleks on Nippon Sanage. Pane käsi juba, võtad edasi. Ma astun sisse. Nii, Käsi. Okei. Kohe. See põhimõtteliselt sama asi, ma saan vastata mõistliks hästi. Kolmandaks näitan ma Toome Naget, mis on siis kõige levinum ohverdushõide. What's up YouTube, siin ka Janar Esteniksist. Täna oleme siin Ookami judokoolis proovimas läbi erinevaid judoharjutusi. Ja nüüd ma näitan teile mõned liikumised Tuichikomid ehk siis sisseminekid. Really chill. Let's go! Ülihea on proovida ikkagi mingisuguse teise spordialasega juurde, nagu judo näiteks, see on tõesti üldfüüsiliselt väga sarnane ka kogu kehatreeningule selles suhtes, et Jaa, et just, et need liikumised ja heited, need aitavad nii palju seda koordinatsiooni ja tasakaalu nagu juurde saada. miks sina just judo valisid, räägi mulle? Ma valisin judo, kuna ma tulin esimesse trenni ja ma tundsin, et ma olen täiesti õiges kohas, sinna kuhu ma kuulun. Mida judo sulle vaimselt ja kehaliselt annab? Vaimselt annab ta stabiilsuse mulle, sest ma tean täpselt, kuhu poole ma pürgin ja kehaliselt on see andab mulle väga palju. Ta andab mulle kiiruseelise teiste inimeste ees ja reaktsioonivõime, mis on tõsiselt kiire ja samamoodi ka tasakaalu. Judo on üks väheselt spordialad, mis annab sulle üldfüüsilise koormuse kogu treeningu vältel, mis on ülisarnane ka meie treeningu sisuga. Nõustan täielikult. Ühesõnaga, saame proovida ka tema koos läbi meie spordiala, vaatame, mida ta sellest arvab ja siis tunnetame seda erinevust või sarnasust, kuidas kellelgi. Esimese harjutusena me teeme lõuatõmbeid, mis on siis hoopis teise haardega, mitte toru küljes, vaid kas oled proovinud, kas paela küljes või mingi varuga küljes, mis siis oleks forearmile hoopis rohkem tugevdama ja näppudele palju parem haare. Seda saab judoga siduda sellepärast, et nendel on haare ja meil on torust haare. Nüüd teeme siis skull crusherit, ehk siis see on üks minu lemmikuid harjutusi. Mõjub siis triitsepsile, kui olenevalt ka keha asetist ja nurgast, mõjub ka kõhulihastele. Et selleks kasutame siis täna judovööd,
ehk siis jällegi selleks, et haaret parandada, muidu võib teha seda ka lihtsalt torus kinni hoides. Aga haarde parandamiseks ja samas ka selleks, et rohkem kõhulihased töötaks, kasutame siis vööd, ehk siis siin on nagu rohkem seda liikuvust. Kolmandaks harjutuseks on siis kätekõõsed kombineeritud planši harjutusega, mis on siis trapetsile ja õlale. Ülihea harjutus. Neljandaks harjutuseks on minu üks lemmikuid kõhulihaste harjutusi, käärid. Mis arvad sellest harjutusest? See teeb kõhulihased päris heaks. Elsit on raske hoida, jah? See on jah, siuke challenging. Ja viiendaks harjutuseks me teeme siis ühe alaselja harjutuse, sest alaselja treenimine on samuti väga oluline komponent erinevate spordialade juures. Selleks me siis lähme rippesse ja viime põlved tahapoole siis vöö osast. Teeme planši eelharjutuse, ma nimetan seda kükkivaks konnaks. Davai, let's go, käib. Ja läheb. Just siis tegime ühte harjutust, mis on väga hea planši eelharjutusena, nimetan seda kükkivaks konnaks. Harjutus on hästi hea rannatele, et rannad saavad siin päris hea koormuse, tuleb olla ettevaatlik, et millest tehes harjutust, et see nurk väga kaugele läheb. Et algajad võiksid harjutada niimoodi, et alguses on jalad maas ja siis kiikuda niimoodi, et tunnetada just programmid. Teiseks on see väga hea tasakaaluharjutus, et siit võib hästi kergesti ettepoole kukkuda või külje peale kukkuda. Me oleme sellest, et kuhu poole sul raskuskese jääb. Ja nagu me nägime, siis harjutus oli üsna keeruline meie judomehele. Täna õhtul tegime ühistreeningu Musta Vöö saavutanud Karl Gustaviga. Räägi, mis me tegime täna? Täna ma siis õpetasin teile paari heidet, mis on nii minu lemmikud, kui mida te suudate siis kiiresti ise ära õppida. Ja nagu ma aru sain, see polnud teile päris esimene kord ja ma loodan, et te tulete jälle tagasi pika aeg. Torudele annab see juurde kindlasti teile kehatunnetust, mis teie trikkide valdkonnas on väga-väga oluline, nagu ma olen aru saanud. Samuti tasakaalu sükestel püsivatel harjutustel ja plahvatusjõudu. Just ja omalt poolt siis näitasime Karl Gustavile põhiliselt 5 harjutust, mis võiksid olla kasulikud just judotreeningutel. Et rõhku panime siis küünarnuarilihastele, alaseljale, triitsepsile, biitsepsile ja kõhulihastele. Igal juhul oli mõnus treening ja seda me teeme kindlasti uuesti. Olge mõnusad!